väga pettunud mees kaamera ees Andrei Frolov. Täna SC Infonetiga kahjuks tuli mitte võit, vaid 1-1 viik. Millised on esimesed mängujärgsed sellised mõtted? Ja esimesed mõtted jah, tõesti väga pettunud selle skoori suhtes just, et esimene poolega saanud kuidagi oma mängu käima ja lasime endale veel lollilt ära lüüa just enda eksimuste pealt, Infonetil tekkisid need võimalused. Teine poolega parandsime kõvasti oma mängu, panime tempo peale ja tekitasime palju võimalusi, aga on niimoodi jalgpallis, et ei ole vahest, ei lähe pallid sisse ja ongi. Kui esimene poolega oled võib-olla ise natuke alla oma võimete mänginud, siis võib-olla karistabki just ära see, just et ongi pärast ebaõnne sul. See pole algul tuli suhteliselt kiirelt see viigivärav, et siis oli kõik nagu nii-öelda valla selleks, et võtta ikkagi need 3 punkti ära, et samas ega neid võimalusi väga palju olnud enne seda, kui kuskil viimased 20 minutit, kus oli kõva turm tuli vastastele, et miks see mängupilt täna siis ikkagi selline oli? No ei oskagi öelda, selles mõttes, et ega mängijad kõik pingutasid, et no kindlasti vastane tegi ka nagu olukorra meile raskemaks, ei andnud võib-olla seda ruumi seal ja mängisid ka ebameeldivalt meile, et selles suhtes ma arvan, et ka kindlasti vastastele suur kiitus, et nad mängisid väga tublisti, et neil on kindlasti kvaliteeti ka nagu ja oligi just, et need võimalused just, et need viimane sööt, see Tsenderis võib-olla väravest läbi oleks võinud olla siuke maast teravam, aga läksid üle pea ja oligi niisugused pisiasjad, kvaliteedist jah, paraku ei. Kas enda värava situatsioon, räägi see natuke lahti? Sealt äärest, siis ma ei tea, Baranov äkki vist tõusis ja panni sealt Tsenderisse kasti, ma läksin lihtsalt nagu järgi kassi tagant, et ootasin teise, tuleb tagasi põrkuv pall ja tuli täpselt mulle jala peale. Oligi vaja seda lihtsalt ära lüüa. Lõpuajal oli veel päris hea võimalus karistuslöögist, läks ikkagi üle pall. Läks jah, niimoodi kahjuks jah. Nüüd tuleb väikene paus sisse meistriliigasse, järgmine mäng Narvas, mis selleks nii-öelda teha tuleb, et jällegi võidukalt sealt naasta. Jah, kindlasti halval ajal nüüd jah, tõesti tuleb paus sisse, et niisuguse halva emotsiooniga puhkama, aga no, mida meil ikka siin, samamoodi ma arvan, ikka tuleb edasi tööd teha, nagu siiamaani oleme teinud, et nagu me oleme võimelised seal Narvas kindlasti, ma arvan, võitma ja